Esimene sõnum. Ei olnud see aeg, mil värviline lind lendas, ei olnud see emakesva, kes Midgardi kohal tiirutas, vaid suur elu ise koondas selle laulu. Selle laulu tegelikkust ei valgustanud mitte päike Irila, vaid Jumal päikese kuldne ja raevukalt suur vihm, kes sünnitas Ingardi maal elu. Ja see Ingardi maa puhtas asvargas, levitades tarkust ojakeste kaudu. Kaugetel aegadel, mil meie esivanemad sõbrunesid taevaste jumalatega, sündis Ingardi maal jumalate, päikese ja varju all noor. Ta sai valgust Taspogi päikesel ning neist sai ta sooja armastuse. Kaugetel ja vanadel aegadel, mil paljud meie esivanemad sõbrunesid kõigi taevaste jumalatega ja asustasid uusimaid asvargas, sündis kaunis Ingardi maal, Taspogi, päikese, õrnade kiirte all, noor ja väga ilus laps. Ta sai valgust Taspogi päikeselt ning sai ta armastuse. Ta vaatas maailma, tõstis käed svarge poole ja isa nimetas poega Ladadiks. Ta oli kingitud jõuga, avaragi kingitus. Ta vaatas üle maailma, kus sündis ja isa nimetas poega Ladadiks. Ta sai imelise jõu, jumalik kingitus avaragilt. Isa hoole all kasvas Ladad, õppis maailma ja esivanematelt sai teada maailma alguse. Ta oli varustatud imelise jõuga, sõjalise jõuga, hiilgava jõuga, see oli Jumala kingitus, atsvaragi kingitus. Isa hoole all kasvas Lada, tundis maailma, tarkust, esivanematelt sai ta teada alguse, kust maailm sündis. Ja nagu Ladad ka teistest maailmadest svarge, kuidas maailmades elu voolab, kuidas täitub tahe. Ööde kui kuud magavad, vaatas ta tähti. Ja nagu aastaring õppis Ladad teistest maailmadest emakes varge juures, kuidas seal maailmades elu voolab, kuidas seal täitub jumalik tahe. Ööde sinises, kui kuud magavad, vaatas ta tähti, mõeldes ja mõlgutades. Ta suunas oma pilgu teistesse maailmadesse ja tema hing tõmbus mõtete järele. Öösinisel, kui kuud magavad, vaatas ta tähti, mõeldes. Ta suunas pilgu teistesse maailmadesse, hing tõmbus mõtete järele. Ta teadis esivanemate traditsioonides, et 2 aastaringi peab olema vanemaga, et isalt õppida tegutsema ja järgida südametunnistust. Kui aeg käes, kasvas ta suureks, keha täitus jõu ja väega. Ladad läks Ingardi maale, et otsida saatust ja kaaslasi. Kuidas tuli aeg, kasvas ta suureks. Noore mehe keha täitus jõu ja väega. Ladad läks Ingardi maale, et otsida oma saatust ja kaaslasi. Kergel südamega asus ta teele, et otsida oma saatust, pühendunult ja vanemate õnnistusega. Algne tee, nagu traditsioon käsib, viis Ladadat pühasse metsa, kus metsade vaikuses seisis püha klooster. Metsas elas iidne vanamees, kes teadis jumalaid kõiki maailmu tähtedega. Tema elukogemus oli pikk ja tarka. Vanamees elas metsas 9 igavikku aastat, sest see oli kõrge vollas varagi tahtmine. Selles metsakloostris elas Ladad 8 pikka aastat ja 3 kuud. Ta tundis paljude asjade olemust. Töös edenedes, luues küllust ja tarkust, õppis ta itse vanamehe juures. Vanamees avas talle universumi mõtte, kuidas jumalate seadus valguses kehastus ja elu õitses kaugetes maades. Ja õigel ajal avastas Ladad 8 teest, mis tähtede vahel kulgevad, kuidas seal voolab kiire aeg. Rahulik tee sidus Ingardi ja Midgardi kuldsete päikeste maailmad ühes varrukas. Kuna selle tee läbimiseks tuleb külastada paljusid maid erksate tähtede lähedal. Midgard kutsus hinge unede ringmänguga. Sest ta kogus paljude tähtede tarkuse, mida hoitakse, kes on selle maailma elanikud. Kauges maailmas, mis on piiri lähedal, on eluallikas pühadel maadel, mis toidab hinge, kes elavad Midgardis.
Aga Asvargis on möödunud palju aegu ja elu on muutunud. 4 maailma jaoks on Midgard kodu, kus igaühel on alles mälestus jumalatest. See tee ületab tihti piire. 4 maailma jaoks on Midgard kodu. Jumalad jälgivad väsimatult Midgardi, kaitstes eluallikat nende eest, kes on sündinud põrgulikus maailmas. Meie maailma liikumisaste mööda Svargat oli algusest peale puhas, kuid selle tee ületab sageli piiri. Ja jumalad jälgivad Midgardit, kaitstes elu nende eest, kes on põrgulikus maailmas, sügavas sügavikus. Vaim, mis Midgardit kaitseb, eemal jõudude mõju pimedusest, et ei teeks tegusi. Kuldne vaim kaitseb Midgardit, hoides eemal tundmatute jõudude mõju, mis on tulnud pimedusest. Elavad surnud, mitte inimesed, ja teemonid püüavad juua eluallikast, et olla jõududega võrdsed Svaraga. Südametunnistus, universumi kõrgeim seadus, käsib hoida eluallikaid, et areng Svaras toimuks, ja jumalad toovad Midgardi tarkuse, suunates järeltulijad valguse poole. Südametunnistus, nagu universumi kõrgeim seadus, käsib hoida kõiki eluallikaid, et areng Svaras saaks toimuda. Ja jumalad toovad Midgardi oma tarkuse, suunates oma järeltulijad valguse poole. Et ainult südametunnistus oleks mõõduks. Erinevatest Varoi ringi saalidest laskusid Midgardi valged jumalad, andes igale rahvale õpetusi õiglase elu jaoks pimedal ajal, kui see varrukas taas valguse juurde naaseb ja jumalad Svarast oma järeltulijate juurde tagasi tulevad. Nii õpetas vanamees Ladodat Skitus, kes seisis pühade puude keskel, mis andsid jõudu teadmiste omandamiseks. Palju aastaid on möödunud sellest õnnistatud ajast. Ladoad on Ingardis kasvanud ja täitnud kõik, mis on suguvõsale ette nähtud, kogudes kokku vendi ja kaaslasi. Päikesel tulekujulisel vaitmaral viis nende saatus Ingardist mööda maailma. Rahulikul teel nad kihutasid Svaras. Nad avastasid palju maailmu ja nende saatuseid ning varsti jõudsid nad Midgardi. Neid tervitasid au ja austusega pühal maal elanud klannide pead ja päikeseteenrid. Elama kutsuti Asgardi Irjal, et oma silmadega näha Valgevee ilu ja lohutada vanemate sugulaste juttudega. Üheskoos, vennad ja kaaslased, võtsid nad selle kutse au ja rõõmuga vastu, tuues suurt rõõmu suure rasa jaoks. 20 päeva kestis suur pidu, et austada neid, kes tulid kaugest esivanemate kodust, kus elasid iidse elu suguvõsad, kus elasid iidse rassi suguvõsad. Aga aeg oli käes ja pidustused olid möödunud erinevates paikades kogu pühade maa peal. Vennad ja kaaslased valmistusid teele minema. Nad otsustasid näha oma silmaga imelist maad võrdses ringis, et hiljem üksteisele kõike rääkida. Ainult Ladat jäi Asgardi, iidsete tarkuse hoidjate palve peale, vesteldes nendega, elu igavikust. Ta palus neil rääkida kohast, kus eluallikas on kaitstud, et tõeliselt tema jõudu tundma õppida. Sellele küsimusele ei vastanud vanamehed, nende mõtiskluste vari varjas nende nägusid ja nad lahkusid tublavast vaikselt. Mõned päevad viisid tarkuse hoidjad kuuma arutelu selle üle, kas külaline peaks alluma allikale. Äkki on tema headus vaid petmine, et eluallikani jõuda, et seal midagi sobimatut korda saata. Sest veel on mälus elav sündmus, kuidas põrgust tulnud üritasid juua pühast eluallikast. Nad esitasid end hoidjatena, kes olid Midgardi saabunud rada Trisvetloist, mis tarkusega paljusid maailmu valgustas. Vaidluse lahendas Torislav Mogomudri, kõige vanim pikaajaline, kes oli juba 6 elu ringi elanud. Enne kui kostjat allikale viia, las ta räägib salajase sõna, mis avab universumi mõtte. Ladat ja Tarislav peitusid pikaks ajaks inimeste pilkude eest pühades saludes, kus ta avas vanameestele salajase sõna.
Ladad kiitis kõiki hoidjad selle eest, et nad kaitsevad eluallikat igasuguste elavate surnute eest, kes põrgust on tulnud. Isengardi kingitused andis ta hoidjatele puhtast südamest, et nende südames kaoks mure. Tarkade vanameeste seas võeti kingitused vastu, nad paigutasid need oma pühasse paika, et inimesed saaksid neid imetleda. Ja kõige kaunimaks ja vajalikuks rahvale peeti nad valgete käskude kogumit, mille nad kirjutasid ruunidega santias. Ja nad tunnistasid helgete käskude komplekti võistluse jaoks kõige ilusamaks ja vajalikumaks, kirjutasid nad need santias ruunidesse. Teie pereliit sügavalt juurdunud esivanemate iidse usku rajatakse suurel reeglil, mis toob vaimses vastika. Tasakaal voolab vastandlikesse varingisaalidesse, svastilisele ja trisvastilisele, tuues vastastikust armastust ja viljakust. Hoidke oma suguvõsades esivanemate iidset tarkus ja heade jumalate taevas tarkust. Lisaks vastilisele ja trisvastilisele, sest need taevased saalid ei too tasakaalu, vaid vastastikust armastust ja viljakust. Hoidke, inimesed, oma suurtes ja väikestes suguvõsades esivanemate iidset tarkust ja oma heade jumalate taevas tarkust. Ülemine taevane tõdes vargist muutub kättesaadavaks ja arusaadavaks ainult neile suure rahva inimestele, kes püüavad loome kõrgustesse. Liikudes ülemise kuldse tee suunas vaimse ja hingelise täiuslikkuse poole. Kaitske kõrgeid taevaseid tõdesid tumedate jõudude ja teadmatusest inimestelt, kelle hinged magavad ja kelle südamed on külmad. Sest kui nad saavad kätte tarkuse kõrgest tõest, siis moonutavad nad taevast tõde ja peidavad selle silmadelt, kes otsivad ülemist kuldset teed vaimse ja hingelise täiuslikkuse poole. Edastage head loomise tarkust, mida teie suguvõsad hoiavad oma järeltulijatele, ja las see tarkus voolata isade käest poegadele ja vanemate käest lastelastele. Hoidke oma kodumaa ilu oma iidsete suguvõsade järeltulijate jaoks, suurendades kodumaa ilu jumalate ja esivanemate au nimel. Ja see tarkus kandku isadelt poegadele ja vanaisadelt lastelastele. Säilitage oma kodumaa ilu oma iidsete perekondade järeltulijate jaoks, suurendades oma kodumaa ilu oma jumalate ja esivanemate auks. Ärge lubage kurja ja ülekohtust viha oma hingedesse, sest see teeb teie hinge mustaks ja teie südamed muutuvad kalgiks. Ärge kuulake nende inimeste silmi, kes ütlevad, et svarga kõrgeim tõde ja teie pühade jumalate tarkus on kadunud, kuna nad ise ei tea, mida nad kuulutavad. Sest on võimatu kaotada seda, mis on seotud teiega. Hinged ja südamed. Iga suure rassi iidsetest klannidest pärit mehe ja kõigi taevase klanni järeltulijate püha kohus on sümmitada poegi, et neist saaksid muistsete suurte klannide järeltulijad. Iga mehe suur kohustus suure rassi suguvõsadest on saada tütarde, sest nemad peavad tooma ilmale lapsi iidsete suurte suguvõsade jätkamiseks. Mii rääkis Ladat vanemate ees, kes hoiavad kogu Midhardi tarkust kõigile suure rassi põlvkondadele. Ainult viimane sõna oli kirjutatud. Torislav tark tuli vanemate juurde. Ta viis Ladadi allika juurde. Nad käisid salajast teed mööda spiraale, rääkides rahulikult omavahel ja jälgisid, et nende jälgi ei varjataks. Niipea, kui tee viis nad kohale, kadus Tarislav pühade puude vahele, jättes külalise püha ukse juurde. Ladat jäi eluallikast ja temas avanesid tundmatud jõud, mis on algusest peale antud valgetele jumalatele. Kuna kõik jõud, mis temas ärkasid, olid avastatud, kiitis ta taevase rassi ja naasis koos Tarislaviga Vaskardi. Ladat külastas paljusid rahvaid Midgardi ilusa erinevates piirkondades, kõikjal, kus ta õppis Jumala loomingust. Vendade kaaslased kogunesid taas, rääkides üksteisele kõik, mida nad olid teada saanud ja pärast hüvastijätu tegemist lahkusid nad Vasvargisse.
Sellega lõpetas Ratimir oma laulu. Õnnistatud sõnum jäi südamesse, kuid huultel ja suguvõsades säilib see. Järgmisel päeval, kui inimesed tulid Vendakaardi kaubandusse, jätkas ta lugude rääkimist ja tõi rahvale uue sõnumi.